Kaardi lugemise ülesanne ehk ülesanne kaarditele andsin, mida pead õppima praegusest suhtest. Ja kuna mulle tundus, et kaardid tahavad lisaks sellele ühele ülesandele veel sulle rohkemat rääkida, siis on väljas tõeliselt 4 kaarti, mida suhe sulle peegeldab, millist hingeõpetust see suhe sulle annab ja kuidas saab sellest suhtest rohkem võtta, ehk kas läbi selle suhte kasvada, kas tervendada, kas edasi liikuda. Nii et sellised ülesanded on ja muidugi on alati tore, kui sa kuulad ära ka sissejuhatuse üleüldise kaardi lugemise peale. Nii, aga sinu kaart on Püha Mägi, kui sa selle valisid, siis väga ilusasti särab küll see päike ja selline tunne, et oi, nüüd sa oledki sinna tippu jõudnud. Võib-olla mõnes mõttes oledki sa jõudnud tippu, aga tippu me jõuame siis ka, kui me mõtleme, et nii, nüüd ma enam ei jõua. Ka see võib olla tippu jõudmine, sest mul selle kaardiga paistab hoopiski sellist natukene sellist ohvrimeelsust. Ja ohvrimeelsust võib-olla sellepärast, et selles suhtes mulle tundub, tähendab, mitte ei tundu, vaid kaart ütleb, et see suhe, kui sa valisid, siis siin on just mõeldud paarisuhet, intiimsuhet, paarisuhet, igapäevast suhet, et sa oled hästi palju sinna andnud. Sa oled hästi palju nagu lubanud ja püüdnud ka neid lubadusi nagu täita, jah. Ja sul vahepeal tekib selline ohvritunne, et mina annan ja teised ei anna vastu. Aga sa oled nagu sellepärast teinud, et sa väga tahad nagu kuskile kuuluda. Ja see sinu kuulumine tähendabki nagu ennast näidata läbi armastuse, läbi suhte, kas siis mehe või naisega. Ja noh, selline tunne, et ma enam nendega isegi ei suhtle, kes vabad ja vallalised on. Et mina nüüd käin läbi küll ainult nendega, kellel on paariline. Ja siis mul on selline tunne, et vaata siin pildil on nagu see kuu või päike, see suur kollane energiasammas, mis on sinu taga, vaid sina oled nagu selle sees, selles akvaariumis hoopiski. Ja ühtäkki on sulle see seal viibimine muutunud raskeks. Et sulle tundus, et sa saad selles suhtes hästi palju võib-olla mängida või oled sa lasknud teisel, oma paarilisel liiga palju mängida ja oled võtnud sellise mingisuguste asjade täitmise iseenda peale. Ja sulle tundub, et see ongi praegu nagu liiga kalliks sulle maksma läinud nagu emotsionaalselt ja võib-olla ka rahaliselt, võib-olla vahendid, ressursid, mis sulle tundub praegu, et sa oled selles akvaariumis ja sinu silmis on selline tunne, et see on piiratud. Ja võib-olla tundub ka sulle see, et see suhe ongi nagu piiratud. Ja sa ei oska sealt nagu nüüd, et aga kui ma nüüd äkki üksinda kuskile lähen, kuidas see vastu võetakse? Kas sa suudad seda iseendas vastu võtta või see teine inimene ei suuda nagu vastu võtta seda, et me oleme kogu aeg koos käinud, kuidas sa nüüd üksi lähed? See on siis praegu see nagu keskmine
põhienergia. Siia kõrvale tuli keskmaailm, mis mina jälle ikka on see, et mina, mis vaata isegi sellel, kui sa vaatad nagu pilti, siis ka sellel puul on kuppel peal, et nagu ei oleks võimalus areneda. Kõik elemendid, linnud ka lendavad seal selle kupli all. On nii. Ja siin, kui see on, et mida sulle peegeldab, siis see sinu suhe, siis praegu on see hetk, et nagu peegeldaks seda, et aga see ongi ju täiskasvanute maailm. Ütled, ei no aga see suhtes käibki asi niimoodi. Võib-olla see, et ma pean vahepeal suu liiga palju kinni hoidma või suhtes käibki niimoodi, et ma pean 100% teisega arvestama. Nii, suhtes võib see ju niimoodi käia, aga mina küsin nüüd, kas see suhe peegeldab sulle ka seda tagasi? Kas ta peegeldab, kas see teine inimene ka annab endast 100%? Nii, ja see, vaata, kui puu kasvab, siis ta vajab vett ja päikest ja õhku ja ma ei tea, mida kõike veel, isegi vahepeal tahab talve külmust. See puu tuleb, keskmaailm tuleb küsima sinu käest, aga mida sina tahad? Mida sina tahad uskuda? Mida sina tahad näha? Nii, muudkui tahad ja usud ja näha ja nii. Ja vot, siin ongi, ta peegeldab sulle tegelikult seda, et kas sulle tundub, et teine teeb kõike, mida tema tahab, aga sina nagu ei saa, sul on nagu vastuväide, et sulle tundub, see on niisugune natukene, kuidas ma ütlen, et siin on tõeline peegeldus, on taga. Peegeldus on taga, aga ikkagi sulle tundub, et sina saad vähem. Võib-olla te vaidlete isegi sellel teemal, et mina pesin nõud, siis sina tõmbad tolmuimejaga. Aga mis siis on, kui sina tõmbad ka tolmuimejaga? Aga mis siis on, kui sa ütled, et aga täna teed kõike sina, mitte et sa oled väsinud. Asi ei ole väsimuses, vaid et ma tahan, et sina seda teed. Mina tahan täna hoopis vaadata mingit seebikat ja ongi kõik. Ja see on ka selline peegeldus, et sa laseksid ise ennast peegeldada. Nii, ja järgmine kaart. Millist hingeõpetust sulle tahab see suhe anda? Ja vaata, siin tuleb vikerkaar välja. Mis asi on vikerkaar? Päikene ja vihm koos. See on jälle peegelduste peegeldus. Ma võiks ütelda, et tegelikult sulle suhe meeldib. Armastus meeldib, kõik see meeldib, sellepärast et seda värviküllust ja seda emotsionaalsust, seda on siin selles suhtes küll ja veel. Aga ikkagi, kui sa tuled juba sellise küsimusega, et mida ma pean õppima, siis midagi ju trigerdab sinu sees ju. Ja no see on, enne tulid ju küsimused, et see keskmaailm, et mida ma tahan ja kõike nii. Aga tead, vikerkaar selles šamaanikaardis on, ta kujutab ka šakravärve näiteks, vaimse tee 7 sammu, ehk väga hästi vaatab siin, et kas sinu hinge tee, füüsiline tee, vaimne tee on tegelikult tasakaalus. Võib-olla, mis sa pead selles suhtes õppima, on see, et võib-olla sa pead oma hinge rohkem avama. Võib-olla on sinu sees sellised salateemad, mida sa ei julge oma paarilisele rääkida. Ja siin peegeldab seda, aga mis on need teised saladused, mida sa ei julge ise endale tunnistada. Jah. Siin on vikerkaar, ta on 2 maailma vahel. Ja võib-olla sa oled rohkem vaimsel teel kui sinu paariline
Või vastupidi, võib-olla sina ei mõista teda, et kui tema räägib näiteks unenägudest ja sina ütled, mis tühja loba ajad. Või vastupidi, sina soovid rääkida unenägudest ja teine vaatab niimoodi, pööritab sulle silmi. Siis mina ütlen, et siis leia viis, kui sa tahad midagi jagada, leia need sõnad ja leia see viis, kuidas seda teisele inimesele edasi anda. Ära mine sellesse ohvrimeelsusesse, et ta ei kuule ju, mis ma räägin. See siia ei sobi, see kustutab selle värvilise tule, mis teie sees tegelikult on. Ta nagu veel see, kui me vaatame Vikerkaart, siis on siuke vau-tunne. Vaata, sinul ei tohi see lootust kaotada, isegi kui sa oled 10 korda ühte asja rääkinud, mis sa tunned, mis su sees keerleb, siis räägi 11. korda, 23. korda, senikaua, kuni võid hõisata, jess, ta kuulis mind. Vot siin on see hingeõpetus, et see hing ei annaks alla selles suhtes. Ja 3, kuidas saab selles suhtes siis rohkem kasvada, kas saab tervendada, kas saab edasi liikuda, koos liikuda, eraldi liikuda. Siis näed, see on see trummipõrin ja kui sa vaatad, kõikides kaartides on ümmargune element sees, see, millest ma alguses rääkisin, et akvaarium. See, et kas sa saad seal akvaariumis vabalt ringi liikuda, kas sa naudid seda akvaariumis olekut, kuidas sa seda naudid. Ja trumm ühendab šamaani kaardites šamaani universumiga. Kui ma enne ütlesin, et räägi senikaua, kui sind kuulama hakatakse, siis täpselt samuti ütleb see trumm, et ikka veel, hakka trummi taguma. Võib-olla on see, et sinu paarilisele on vaja selgeid juhendeid. Kui sa oled läbinud mingisuguse kursuse, siis kasuta selle kursuse õpetust ja võib-olla neid sõnu, kes oli kursuse juhendaja. Või kui me nüüd pöörame teistpidi, kui see sinu paariline käib mingisugust teist teed pidi, mis sinuni veel ei jõua, siis tutvu nende materjalidega, mida tema õpib. Tee raamat lahti, pane raamat kinni. Tee raamat lahti, pane kinni. Ühe sõna jõudsid lugeda, ikka oli jama, panid kinni. 3. korral vaatad, terve lause jõudsid ära lugeda. Ja see oli päris huvitav. See on õppimine. See on elu enda õppimine. Ja siin on see, kuidas sa seda trummi oskad taguda. Kiiresti, aeglaselt, kõvasti, vaikselt. Siin ongi see, kuidas seda suhet veel värvilisemana hoida, sellepärast, et trummi löömine, see annab sinu sisemist jõudu. Võib-olla sul on endal vaja hoopis trummi õpingutele minna. Võib-olla sa lõpetad muusikakooli, aga teine ei saa aru, et miks sa peaksid seda, ma ei tea, klaverit nii kaua või nii palju mängima. Mingisugune muu hobi, mis võib sinul välja tulla, ega igasugune õppimine on ju alguses nagu hobi. Ja võib-olla siin ongi see, et või teise hobi, sa pead mitte ei pea, vaid sa pead nagu aru saama, ka joonduma teise järgi, et kui teisele see meeldib, siis kuidas ma saan panna seda endale meeldima. Julgust. Sul peab julgust olema iseennast avada, kui sul on vaja nüüd rääkida või vastu võtta. Nii et minule tundub, et edasi liikuda saate siin koos trummi tagudes. Saad aru? Trummi tagudes edasi liikuda ja võib-olla nagu kord lööd sina trummi, teine trummi, nii et sa nagu
lahustad kõik ümberringi ära ja kuuled ainult sellist trummipõrinat. Ja sa võid enda käest küsida, et mis on see üks asi, millest sa tegelikult ei taha loobuda? Millest sa ei taha praegu lahti lasta? Siin võib olla see, et siin tuleb sul lihtsalt üks valik teha. Vaata on see, et meil on hästi palju valikuid, aga meile kõik valikud ei pruugi meeldida. Aga siin loomulikult tuleb valida ennast, aga valige see ühine trummirütm. Ja ühine trummirütm ehk kas siis selles akvaariumis koos ühiselt peate mugavalt tundma või peate uue akvaariumi valima, kandilise või vahetama see, kuna akvaariumis on ikkagi vesi rohkem ja emotsioone ja tundeid on rohkem, võib-olla peate siis kõrbes olema vahepeal ja vaatama seda väga tulist ja kirglikku taevast. Aitäh!